Tere, mina olen Ave ja täna leiame vastused küsimustele, mis on kaugseire, kuidas me saaksime leida satelliitpilte, neid visualiseerida ja analüüsida ning kuidas siduda satelliitandmeid kliimaandmetega. Hakkame pihta. Alustame sellest, mis on kaugseire. Kaugseire käigus uuritakse maa omadusi või objekte ilma sellega kontaktis olemata. Ma usun, et kõik meist on teinud pilti, võtnud telefoni või kaamera, valinud välja objekti, maastiku, mingi ilusa koha, teinud sellest pildi ja vaadelnud seda. Endale teadmata oled sa tegelikult teinud kaugseiret, sest sa ei ole ju selle uuritava objektiga kontaktis. Kui me räägime kaugseirest, siis me tegelikult räägime satelliitidest, mille peal on sensorid, mis siis teevad uuritavast objektist pilti. Satelliitide sensorid on sellised huvitavad sensorid, mille jaoks on vaja päikesevalgust. Päike annab oma energia ja see energia peegeldub maapinnalt või objektilt tagasi sensorisse. Kui me läheme näiteks mõõtma niisama veetemperatuuri või me võtame veeproovi või me mõõdame õhutemperatuuri, need on kontaktmõõtmised ja me saame informatsiooni ainult ühest kindlast kohast. Kui me aga mõtleme satelliitpiltide peale, siis meil on võimalik saada informatsiooni tervelt suurelt maa-alalt korraga. Näiteks veeproovi võtmise puhul me saame informatsiooni järve keskelt ainult ühest kohast. Aga kas see üks koht iseloomustab tervet järve? Kui me vaatame satelliitpilti, siis me saame informatsiooni terve järve ulatuses. Võib-olla ühe järve osas on informatsioon hoopis teine kui teises järve osas. Veel on satelliitidel selline huvitav omadus, et nad on orbiidi peal, ehk siis nad käivad kogu aeg ühest ja samast kohast üle. Me saame andmeid ühest ja samast kohast ja pikema perioodi vältel. Me saame isegi ajas tagasi minna. Veel on sensoritel see võimalus, et nad näevad palju rohkem, kui meie inimsilm näeb. Kui meie näeme pilte nii, nagu me näeme, nähtavas valguses, siis tegelikult sensorid võimaldavad näha ka lähiinfrapunases valguses, mida meie inimsilm ei näe. See on oluline taimkatte uurimisel või siis ultraviolettvalguses, mis on oluline atmosfäärigaaside puhul. Satelliitandmete kasutamisel õpilaste uurimustöödes või siis õppetöös ma soovitan väga kasutada andmete visualiseerimist ja andmete analüüsi muutuste tuvastamiseks. See tähendab seda, et me vaatame satelliitpilte mingi pikema perioodi vältel, kuidas on mingi muutus toimunud. Siin slaidil näete teemasid või valdkondi, mida oleks võimalik uurida satelliitandmete abil ja mida saaks väga hästi siduda ka kliimaandmetega. Näiteks, kuidas on toimunud linnastumine, kuidas on hooneid ehitatud mingis oma sinu lemmiklinnas või kodukohas ja samal ajal, kuidas siis on rohealade kadumine ja kuidas toimub maastike killustumine. Samamoodi saab väga hästi vaadata, kuidas karjäärid või turbamaardlad on ehitatud või kinni kasvanud ja see mõjutab meie süsinikuringet. Lisaks sellele metsaalade vähenemine ja mis sellele asemele tuleb. See on väga suur probleem maailmas ja seda on ka võimalik satelliitpiltide abil hinnata. Järvedel jäämineku tuleku aeg, see sõltub sellest, et kas temperatuuri kasv on märgatav või ei ole. Järvede kinni kasvamine, üleujutusalade tuvastamine ja nende ulatus aastate lõikes, vetikate õitsengud ja nende ulatus ning maapinna temperatuuri muutused ja võrdlused erinevate piirkondade vahel. Lisaks, kui tahta natukene pikemat analüüsi teha, on võimalik ka erinevaid indekseid arvutada, näiteks taimede elujõulisuse indeksit, mis on NDVI indeks ja seda siis võrrelda, kuidas see on muutunud. Ja loomulikult, kui veel tahta rohkemat, siis on võimalik ka koha peal teha mõni pilt või vaadata muutusi ja võrrelda seda satelliitandmetega. Satelliitandmed on väga head üksikud andmeid, mida võrrelda, aga samas on võimalik neid väga hästi ka koos kliimaandmetega võrrelda ja analüüsida. See annab meile palju suurema pildi ja satelliitandmed võivad olla ka väga head taustaandmed selleks, et visuaalselt vaadata, kuidas on muutused toimunud. Täna me kasutame kahe satelliidi pilti
kahe satelliidi andmeid. Vasakul pildil näete te väga detailset pilti, kus on kujutatud Tallinnat. Me näeme Tallinna piirjooni, näeme, kus lähevad teed, näeme suuremaid järvi ja parempoolse pildi peal te näete sellist natuke pigem udusemat pilti. Te näete küll Tallinna piirjooni, aga ei saa eristada väga hästi, kus on teed või mingid suuremad äärelinnad. Vasakpoolne pilt on väga hea ruumilise lahutusega. See on Sentinel-2 pilt, mis on 10-meetrilise ruumilise lahutusega. Tema üks piksel on 10 × 10 meetrit. Parempoolsel pildil on Sentinel-3 satelliit, mis siis on 300-meetrilise ruumilise lahutusega. Me ei saa öelda, et see satelliit on kehvem kuidagi, et tema detailsus ei ole nii hea kui Sentinel-2 satelliidil. See satelliit annab meile andmeid iga 1-2 päeva tagant Eesti kohal, mis on väga hea katvus, et saaks andmeid igapäevaselt. Sentinel-2 satelliit seevastu aga annab meile pilte iga 2-3 päeva tagant. Kui me räägime sellest pildist, mis siis on kehvema kvaliteediga, siis ikkagi tekib küsimus, et miks me neid andmeid siis kasutame, kui me siit ei saa isegi linna piirjooni välja lugeda. Tegelikult, kui me vaatame suuremat pilti, siis me näeme väga hästi, kuidas Peipsi järvel on jääd kujutatud, kuidas jää hakkab minema. Ja tegelikult see ongi seesama nii-öelda kehvema lahutusega pilt, aga me saame andmeid väga hästi kätte, kui me vaatame suuremat pilti. Need mõlemad satelliidid on Copernicuse programmi satelliidid, mis on siis Euroopa Liidu kosmoseprogramm. Ja need andmed on meile vabalt kättesaadavad, tasuta ja me saame neid väga hästi kasutada. Ja Copernicuse programmi raames on loodud selline internetiprogramm, mida ei pea alla laadima. See on tasuta, saad seda kasutada ja täna vaatamegi, mis võimalused selle programmi kasutamiseks on. Meile avaneb selline vaade, kus sul on võimalus sisse logida või siis kasutada seda portaali anonüümselt. Meie esialgu siis kasutame seda anonüümselt, et ei ole vaja kuhugi sisse logida. Vaatame selle põhilisi funktsioone. Vaatame anonüümselt. Tervitab, siin on võimalus siis vaadata, mida see portaal endast kujutab. Ja meile avaneb Sentinel-2 pilvevaba pilt Euroopast. Kuna me oleme Eestist, siis uurime Eesti ala. Zoomime topeltklikid tehes Eesti juurde ja meil on väga ilus Eesti pilt, kus on siis näha suuremaid järvi, meil on näha metsast ala ja meil on näha siis ka merd. Esimese asjana uurime, kuidas me näeme Sentinel-2 pildi pealt, kuidas on toimunud linnade kasv või siis äärelinnade või siis mõne linnaäärse valla kasv, kui palju on sinna maju juurde ehitatud. Soovitan võtta endale meelepärane linn või siis kodukoht, kus sa siis oled tegelikult ka ise visuaalselt näinud, et palju on juurde ehitatud, aga võib-olla sa ei saa ise täpselt seda mastaapi aru ja seda on väga hea satelliitpiltide pealt leida. Mina valin enda jaoks Tartu linna ääres oleva Tartu valla, kus ma olen näinud, et ehitatakse väga palju uusi rajoone ja rajatakse teid. Siin näeme Tartu lennuvälja ja näeme Raadi piirkonda. See on siis kaardivaade, kuhu tulevad kõik erinevad satelliitpiltide kihid. Vasakul pool on sul siis võimalus valida erinevate satelliitpiltide kihte, sul on võimalus valida kuupäeva, satelliitpilte on võimalus valida siit. Ja alustame kõigepealt siis kuupäeva valimisega. Sentinel-2 satelliit on üleval olnud alates 2015. aastast. Kui me klikime kuupäeva peale, siis meil on võimalus valida aastaarv, otsime 2015 aasta ja meil avaneb siis juulivaade. Lisaks sellele on meil võimalik valida Sentinel-2 piltide puhul pilvisuse määra, ehk siis kui suur osa pildist on pilvedega kaetud. Hetkel on see 30%, see on selline tavaline, mida kasutatakse, seda saab vabalt ise muuta.
Jätame selle 30% ja otsime üles augustikuu. See ei ole oluline, mis kuud me vaatame. Pigem soovitan vaadata suvekuid, sest siis on ilusad pildid. Ja siit kalendrist on võimalik näha tumedate kastidega, kus siis on täidetud tingimus, et pilvisus on alla 30%. Valime meie 4. augusti pildi ja meile avanebki kaardivaatesse 2015. aasta 4. augusti satelliitpilt, Sentinel-2 pilt. Ega see pilt meile hetkel väga midagi ei ütle, sest see on üks pilt ja võib-olla visuaalsel vaatlusel, kui sa oma kodu kohta väga hästi tunned, oskad sa öelda, mis sealt puudu on, mida sa praegu ringi sõites näed. Aga lisame selle pildi võrdlusesse. Ehk siis me tahame seda pilti mõne teise pildiga võrrelda. Selle jaoks me kasutame siit vasakult poolt niisugust plussnuppu ja noolekeste abil lisame ta võrdlusesse. Meile tekib siia number 1 märk, et ta on võrdlusesse lisatud. Jätame selle pildi praegu kõrvale, see pilt on meil olemas. Järgmisena võtame pildi, mis on aastast 2025. See on siis 10-aastane periood, millega me saame võrrelda praegust pilti. Valime uuesti kuupäeva ja valime 2025. Me näeme, et augustikuus ei ole ühtegi pilti, mis on vähem kui 30% pilvisusaste. Läheme 1 kuu võrra tagasi ja valime 2. juuli pildi. Meil ei ole vahet sellise analüüsi tegemiseks, et kas meil on täpselt sama kuupäeva pilt. Sellepärast, et ega 1 kuuga väga neid maju ei ehitatagi ja see periood 10 aastat on piisavalt pikk. Nüüd meil avanes kaardivaatesse siis 2025. aasta 2. juuli pilt ja lisame ka selle võrdlusesse, sest ega me jälle ei oska midagi öelda selle 1 pildi kohta. Meil on juba see plussmärk siin avanenud ja saame lisada võrdlusesse. Me näeme, et siia noolekeste juurde on tulnud number 2 ja meil on 2 pilti olemas, mida me saame võrrelda. Hetkel sa näed ikkagi 2025. aasta pilti. Esimesel kihil ongi see, mida me praegu näeme ja teise kihina on meil aastal 2015 tehtud pilt. Kui me liigutame esimese kihi niisugust täpikest, siis te näete, et see satelliitpilt hakkab muutuma ja alt tuleb välja 2015. aasta pilt. Võib-olla kui sa siit tähelepanelikult vaatad, kuidas midagi on muutunud, siis sa näed, et on juurde tulnud maju, teid, aga ega see väga head niisugust analüüsi võimalust ei anna meile. Me näeme niisuguse esialgse tulemuse, et midagi on muutunud, aga analüüsi jaoks oleks ikkagi 2 pilti vaja võrrelda. Selle jaoks on meil võimalus alla laadida need satelliitpildid lihtsalt pildina, et teha visuaalselt analüüsi. Ja selleks paremal pool on niisugune pildimärk, mis siis võimaldab seda pilti alla laadida. Me valime selle märgi ja lihtsalt klikime allalaadimise nupu peal. Me ei pea mitte midagi muutma. Klikkisime selle nupu peal, ta mõtleb korraks ja meile siis tuleb alla laaditud pilt. Täpselt sedasama saame teha ka Sentinel-2 2015. aasta pildi kohta. Võime selle esimese pildi lihtsalt eest ära võtta ja klikime ka 2015. aasta pildi peal ja laadime alla. Kõige lihtsam on need pildid kopeerida Wordi, et me saaksime neid võrrelda. Nüüd on nad meil olemas niiviisi, et me saame neid analüüsida. Vasakul pool 2015 aasta pilt ja paremal pool 2025 aasta pilt. Sentinel-2 pilt, mille ruumiline lahutus on 10 meetrit. Hakkame siis neid 2 pilti võrdlema oma vahel. Me näeme, et juurde on tekkinud omajagu hooneid. Mõned asulad on suuremaks läinud, teid on juurde tulnud, seal kus neid ennem ei olnud, maju on juurde ehitatud, niisugused linnakud on juurde tulnud, mõned külad on suuremaks läinud ja teede äärde on maju ehitatud ja me näeme, et ka metsaala on vähenenud.
See annab meile väga hea võimaluse visuaalselt näha ja märgata, kuidas on meie kodukohas maju juurde ehitatud või siis asfaltkattega erinevaid teid või siis betoonkattega ehitisi. Kui me vaatame endale huvi pakkuvat asulat, siis natuke lähemalt, siis me visuaalselt väga hästi näeme, kuidas on muutunud asula suuremaks, kuidas on maju juurde ehitatud ja teid juurde ehitatud. Võib-olla selleks paremaks analüüsimiseks on isegi võimalus uurida, kui palju on see maa-ala tegelikult suurenenud. Selle jaoks on olemas paremal, kus me saime pilti alla laadida, selline mõõteriist, mis võimaldab meil pindala arvutada. Kui me hästi täpselt liigutame ja teeme siia sellise nii-öelda kastikese või sellise kujundi linnale ümber, siis me saame arvutada esialgse pindala ja seda võrrelda hilisema pindalaga. Ka väga hästi on meil siis näha, et kuhu täpsemalt on need linnaalad juurde tulnud või ehitiste alad juurde tulnud. Ja me näeme, et 2015. aastal on selle asula pindala olnud 0,15 ruutkilomeetrit. Seda on meil näha siis siit. Ja teisel on 0,45 ruutkilomeetrit, mis tähendab, et selle asula pindala on pea 3 korda suurenenud. Me saame küsida nendele andmetele tuginedes niisuguseid üldisemaid küsimusi, et mis mõjud on üldiselt linnastumisele meie kliimale, aga kuidas mõjutab maastike killustamine meie kodukoha kliimat. Või siis hoopis, et kas hingame oma kodukohast sisse järjest rohkem süsihappegaasi, kui tekib rohkem ehitisi ja rohealasid jääb vähemaks. Kõiki neid andmeid on siis võimalik siduda kliimaandmetega, et me saame vaadata, kuidas on temperatuurid muutunud, kas see linnastumine mõjutab temperatuuri üldiselt. Me ei saa kohe panna paika, et see niiviisi on, aga see annab meile võimaluse analüüsida, kuidas on muutused toimunud. Lisaks sellele on võimalik ka uurida maapinna temperatuuri, et kas me näeme erinevusi, kuidas on mingis kohas maapinna temperatuur muutunud tänu sellele, et ehitisi on juurde tulnud. Siin pildil me näeme 2017. aasta ja 2025. aasta võrdlust Tartu linna maapinna temperatuurist. See on 1 kilomeetrise ruumilise lahutusega. Ja me näeme tegelikult, et Tartu linnas nagu oleks maapinna temperatuuri kasv näha. Võib-olla sellest, et on ehitis juurde tulnud, aga seda kindlasti tasuks ka uurida koos kliimaandmetega. Et võib-olla on sellel päeval temperatuurid väga kõrged olnud või sellel suvel üldsegi temperatuurid väga kõrged olnud, kui maapinna temperatuur on kõrge. Kui me nüüd vaatasime Sentinel-2 pilti, mis on hästi detailne, siis vaatame ka Sentinel-3 pilti, mis siis oli vähem detailsem, aga me saame andmeid iga päev. Miks on oluline andmeid iga päev saada? See on oluline Eesti jaoks, sellepärast, et nagu me teame, siis Eestis tegelikult on päris tihe pilvkate. Ja et me saaksime sealt piisavalt palju andmeid, siis igapäevane pildi saamine on väga hea, sest võib-olla mõnel päeval on pilv ja siis me sellel päeval andmeid ei saa. Seega tutvume ka Sentinel-3 andmetega. Nagu te näete, siis Sentinel-2 kiht on meil lahti, aga meie soovime siis saada Sentinel-3 pilti. Kõigepealt liigume ära siit võrdlusest ja liigume tagasi kihtide peale. Ja siit noolekesest avaneb meil võimalus valida Sentinel-3. Võtsime Sentinel-3 pildi lahti. Ja meie uurime, kuidas on Peipsi järvel näha jääkatte minekut ühel kindlal kuupäeval, iga-aastaselt. See kuupäev võib olla sul endal vabalt valitud. Mina valisin selleks 27. märtsi. Sentinel-3 satelliit on orbiidil alates 2016. aastast. Meie hakkame vaatlema 2017. aastast, sellepärast et 27. märtsil ta veel ei olnud orbiidil ja pilte me ei saanud. Ja võtame märtsikuu.
ja valime 27. märtsi. Zoomime välja, et me näeksime tervet Eestit ja me näeme Peipsi järve, kohe kui pilt on ära laadinud, Peipsi järve jääkatet. Me näeme, et muu Eesti ei ole lumikattega kaetud, ainult et jää hakkab Peipsi järvel minema. Ja selliseks analüüsiks, et me saaksime iga aasta vaadelda, kuidas Peipsi järvel on jää hakanud minema, me jälle kasutame visuaalset analüüsi ja laadime alla iga aasta pildid, samamoodi nagu me ennem seda tegime. Laadime alla pildi. See pilt ilmub meile alla laaditud kausta ja lisame selle Wordi dokumenti. Võtame järgmise aasta, 2018, 27. märtsi. Näeme juba rohkem, et on lumikate ja laadime selle pildi alla. Teeme iga aastaga niiviisi, samamoodi. Saame Sentinel-3 piltidest väga ilusa aegrea, kuidas on näha Peipsi järvel jääkattet 27. märtsil. Me näeme, et mõnel aastal on lumi, mis katab Eestimaad. Me näeme, et mõnel aastal pole üldse järvel jääd. Ja meil on võimalik neid andmeid siduda kliimaandmetega. Vaadata näiteks märtsikuu keskmisi ja võrrelda seda jääkatte minekuga. Et kas nende vahel on seos või kas me üldse näeme seda, et kui on toimunud nii-öelda kliima soojenemine, et kas me näeme seda ka jää minekul. Ja me saame küsida, et kas kalamehed saavad iga-aastaselt järjest lühemat aega Peipsi järve jääl kalapüüki käia harastamas. Kui me praegu kasutasime siis seda võimalust, et me ei registreerinud ennast kasutajaks, vaid me kasutasime nii-öelda anonüümselt Copernicuse brauserit, siis tegelikult on meil võimalik registreerida ka kasutajaks ja teha palju suuremat ja palju detailsemat analüüsi, kasutada erinevaid analüüsivahendeid ja võimalusi seal. Selle jaoks lihtsalt tuleb ennast registreerida kasutajaks ja see on täiesti tasuta, see ei võta väga palju aega ja sa saad neid kõiki võimalusi kasutada. Siin slaidil näed sa ka teisi linke, kus sa saad uurida kaugseire kohta ja isegi võib-olla mõnda programmi kasutada enda õpilaste uurimustöödes või siis õppetöös. Näiteks on Eesti Kaugseire kodu lehekülg, kus on kirjas Eesti erinevate kaugseire teemade kohta, valdkondade kohta, mida uuritakse ja ka kaugseirest üldisemalt. Siis on olemas Eesti Maa-ametil selline portaal nimega Esthub ja Satiladu, kus saab Sentinel-2 pilte vaadata ja võrrelda omavahel, kui ei vaja väga detailset analüüsi. Siis on 2 projekti käigus loodud prototüübid, kust saab vaadata Peipsi järve ja Võrtsjärve ning rannikualade klorofülli väärtust ja läbipaistvust ja kuidas see siis Euroopa Liidu raampoliitika veerdirektiivi alusel läheb ökoloogilisse klassi. Ja kui tahaks üldse alusteadmisi kaugseirest, siis on olemas väga hea inglisekeelne alusteadmiste käsiraamat, mille link on toodud siin, mida on võimalus uurida ja saada taustaandmeid enda analüüsi tegemiseks, et kuidas päriselt kaugseire töötab. Aitäh kuulamast ja kui teil on küsimusi, siis kirjutage, aga seniks head kaugseire andmete kasutamist!